see on inimlik faktor, et me püüame ananda nagu õndsust tunda. Et see on hinge omadus ja kõik tahavad, et nad oleks õnnelikud, et oleks võimalikult vähem jamasi, tervis oleks hea, suhted head, materiaalselt hästi, hinges hästi. Et see on selline loomulik elu, potents, shakti või omadus või soov või tunnetus. Ja ka siis, kui sa vaatad nagu, et okei, et selline keha, selline maailm, selline dimensioon, selline mõõde, siis siin on nagu mõnikord on selline tunne, et nagu vihma sajab, eks ju, ja siis sa üritad nagu kuivatada mingit osa, eks ju, aga ülevalt tuleb kogu aeg vihma peale. Et sa ei saa seda vihma peadata, aga sa üritad nagu ühte kohta kuiva hoida, eks ju. Samamoodi on selles maailmas, et kui sa vaatad oma keha, natuke ei puhka kohe, on probleemid. Ei jõua, närvilisus. Kui ei söö, tuleb nõrkus, paanika üldse, kui sa mitu päeva ei söö näiteks, juba surmamaitse. Et nii kehaliselt kui ka väljast, eks ju, külm suve, ma ei tea, sõjad, loodusest tihjed, pluss mõistuse probleemid, isiksuste vahelised probleemid, eks ju, olelusvõitlus. Et see nagu ongi see vihm. Ja siis kui sa oled siin selles punktis ja palud, et Jumal, et ära tee niimoodi, et mul ühtegi raskust ja jama on, mis on loomulik, nagu ma ütlesin. Ta on õnnelik olla, et mul on hea rahulik elu, eks ju. Siis suhteliselt illusoorne, see potents on igaveses hinges, aga materiaalsesse energiasse on sisse kodeeritud tupikusse jooksmine. Sünd, surm, vanadus, haigused, iha, viha, kadedus. Et seda voolu, seda õppeprogrammi või seda eksami energiat, mis ei muuta, kogu aeg eksamineeritakse. See võib ainult korraks olla, eks ju, see on nagu umbes, et inimest peab pilte üles, et kuskil soojal maal, et kus on päike ja sinine vesi. Siis paneb teine tuttav üles järgmise pildi, kus on ka soe maa, aga siis oli järsku mingi orkaan, eks ju, kõik oli maas. Samamoodi, eks ju, ennem olid ilusad pildid päiksest, et järgmine pilt soe maa, aga siis seal on nagu omad jamad, eks ju, meil siin omad jamad külmal maal. Ühesõnaga, sa ei saa nagu seda energiat, materiaalse energia ja elementide, seda pulli nagu kinni lüüa. Ja siis, mida siis teha nagu, et sisemiselt jääb meil soov olla õnnelik ja rahulik ja et kõik voolaks niimoodi. Teistpidi elad sellises maailmas, sellises kehas, kus kõik on tingimustest sõltuvad, eks ju. Kõik on nagu justkui piiratud, kõik on nii või naa ajutine. Siis on ainuke, mis niimoodi selline, mis võib nagu sees selline klikk käia või kuidagi aru saada sellest, et okei, et loomulikult Jumal, sa näed, et ma olen igavene hingem, ma tahan, et võimalikult rahulikult ja hästi elada, sest ma ei ole nii tugev, eks ju, et väga palju jamasin, siis ma kukun ära lihtsalt. Või muutun teemonlikuks, umbes ka olelusvõitlus, kui kõnanukid ja vaja ellu jääda. Et tee nii, et nendes kõikides raskustes mul oleks jõudu, shaktit, alandlikkust, tänulikkust näha, et see on õppetund esiteks. Teiseks aidata leida see jõud, kaasa tunda, empatiseerida kõikide elusolevate suhtes, jääda armastusse kogu selle materiaalse maailma siis selle show sees, kus on iha, viha, kadedus, eks ju. Et okei, et seda ma ei saa nagu päris kinni lüüa siin sellest dimensionist neid kõiki jamasi, aga anna mulle Jumala armulikkust, jõudu, halastust, õnnistust, eks ju, esivanemad, loodus, Jumal, et me jääksin armastusse kogu selles siis aeg-ajalt tormis või siis selles, et ma suudaks selles torm, mis on ümber minu, nagu on tormil ka epitsenter, kus on nagu rahulik, et ümber käib torm, aga et ma sisemiselt jääksin armastusse, kaastundesse, tänulikkusesse, Jumalaga kontakti, eks ju, et need omadused nagu säiliks, isegi kui ma ümbert ei saa midagi muuta. Et selline oleks võib-olla siis kaine realiseering sellest reaalsusest.